Hei, minult on küsitud, kuidas lilleolupuuder püsib ning täna ma saangi teile seda näidata, sest kell on kohe saamas 9 ning tänane päev, kui ma võtan nüüd ette oma kalendri, lõpeb mul alles 9:30 õhtul. Ja nüüd ma lähen välja ja ma pean maski ette panema, nii et vaatame, kuidas pärast siis selle maski kandmist meik on. Ja tegelikult kell on juba 11 läbi, nii et jah, lõuna on juba kätte jõudnud. Nii ma jõudsin tagasi ja tahtsin lähemalt teile näidata, et ega midagi väga ei juhtunud sellest, et mul see mask ees oli. Käisin just salongis asjade järgi, et minna meiki tegema ja mul läks ülipala, aga kui ma vaatan, siis meik tundub, et on täitsa okei. Natukese muidugi naerukurrud on, ma kogu aeg naeratan, räägin hästi palju, selle tõttu mul siis ka need mingi aja jooksul hakkavad. Teil hakkab siit tekkima sellised vaakesed, aga noh, mis meil on juba 5-6 tundi juba meik peal ka olnud. Ja kell on saanud 18:41. Ja näha on, et juba vaikselt hakkab läikima näos ja nüüd ma hakkangi kohe trenni tegema ja selles mõttes ma jätan meelega praegu peale selle puudri, tegelikult ma võtaks maha pigem, ei taha üldse trenni teha, kui meik on näos, aga just teile siis näidata, kuidas siis meik püsib. Trenn on tehtud ja ma käisin ka pesemas, mis on näha, et siit on jumestus ära kulunud, aga selline ta siis välja näeb peale trenni ja kell on saanud juba 8. Näha on, et siit on läigib. Ja noh, muidugi siit naerukurud ka. Kell on saanud 9:30 õhtul ja mu päev on lõpuks läbi. Ja nüüd ma küll tunnen, et ma arvan, et kui ma selle meigi saan maha võetud, siis ma olen üliõnnelik. Ja selles mõttes, mis ma kokkuvõtteks võin öelda, nüüd ma küll läigin. Ja ma olen selles mõttes täiesti väsinud. Nüüd oleks võinud juba kohendada. Kindlasti püsib ta palju paremini, kui oleks olnud jumestuskreem. Jumestuskreemiga ma oleks juba, ma arvan, ammu läikinud ja laiguline olnud, et selle tõttu mulle tegelikult see mineraalpuuder väga meeldib. Ma näitan korra veel lähemalt. Aga selline oli siis minu katsetus. Tšau!